Oleme tulnud Roosikrantsi tänavale, siin on Šveitsi maja ja siin läheb kohe mölluks ja see kõik on seotud uue keele õppimisega. Multilingua tähistab sellel aastal juba 30. tegutsemisaastat, nii et me oleme kullaprooviga nii kaua vastu pidanud. Pakume 20 erinevat võõrkeelt, väiksemad keeles väiksemates gruppides või individuaalõppena saab õppida näiteks hiina või jaapani või türgi keelt, aga kõige populaarsemad keeled on siis läbi aegade olnud eesti, inglise ja vene keel ja nendes õppimine toimub siis natukene suuremates gruppides. Ja võõrkeeleõpe algab siis juba lapsest peale, nimelt pakume me ka lastele nädalavahetustel keeleklubisid, suviti linnalaagreid keeleõppimise eesmärgil. Keelte õppimine ei ole selline nagu koolis, keelt käiakse õppimas sellepärast, et ma tahan keelt õppida, mitte ainult sellepärast, et ma pean. Keeletunnis saab kogu aeg nalja, tõlkes läheb midagi kaduma või tõlkes tuleb midagi juurde. 30. sünnipäeva tähistades otsustasime, miks piirduda ainult ühe peo või ühe üritusega, tähistame suuremalt, meil on ju 20 keelt ja nii olemegi välja mõtelnud Multilingua kultuurireedete sarja. Meie keeleõppijate seas on väga populaarne minna keelt õppima autentsesse keelekeskkonda. Kõige populaarsem on inglise keele õppimine loomulikult. Seda saab siis teha väga edukalt Inglismaal. Aga kes armastab natukene soojamat kliimat ja nii käivad meie õppijad siis lisaks Rainy Englandile ka Maltal ja Küprosel inglise keelt õppimas. Lisaks siis inglise keelele saab meil õppida ka portugali keelt ja prantsuse keelt, et kogu see õppe autentses keelekeskkonnas toimubki partnerkoolides. Neid on meil üle Euroopa ja partnerkoolides on selline tore võimalus elada kohalikes partnerperedes. Ja lisaks siis sellele keeleõppele on seal ühildatud ka kultuuriprogramm. Näiteks meil käis aprilli keskel 8. klass, veetis oma koolivaheaja väga teistmoodi partnerkoolis. Ja lisaks siis keeleõppele nad käisidki Londonis vaatamisväärsusi uudistamas, mängisid kriketit, korralikult kümblesid seal keelekeskkonnas.